Jah, kui me käime Jumalaga, siis au läheb talle. Ja kui te tulete Jumala juurde, siis Jumal on teid juba tõmmanud, sest ise ei saa tulla, sind peab tõmbama. Ja see keegi on issand. Tema on kudunud meie neerud ja tema juba teab meist kõik, enne kui ühtegi päeva pole veel olnud. Ma olen Siiri, ma olen Raplast, ma olen Sioni, see on Siian koguduse liige. See kogudus on Jumala kokku pandud kogudus. Võin seda täie õigusega öelda, sest et Jumal on see, kes meile infot saadab. Ja kui tema ei ehita koda, siis ehitajad näevad asjata vaeva. Aga minu see Jumala juurde tulemise lugu sai alguse. Ma olin noor kena naine. Nüüd olen ma lihtsalt noor tänu pühale vaimule. Ja kui see püha vaimus ära on, siis ma olen ilus jätkuvalt. Aga siis ma olin veel maailmas ja ma olin kena naine, aga ma kahjuks ei suutnud, sest ma ei tundnud veel Jumalat oma abielu koos hoida. Ja ma olin 34-aastane, kui ma läksin lahku oma mehest. Mul oli 2 toredat last. See oli keskkooli armastus kohe mehele ja ma noorena arvasingi, et on olemas ainult üks armastuse liik, et see on mehe ja naise vaheline armastus. Ja kui sa leiad selle õige kaasa, siis su elu on korda läinud. Sa oled väga õnnelik ja see ongi hea. Aga kahjuks nii ei läinud, aga ma ei jäänud üksi, sest minu ellu tuli peale lahutamist Jumal. Ja see armastus, mis siis tuli, halleluuja, et naised ja mehed, kes te olete veel päästmata, siis otsige Jumalat ja kui teile antakse kallis kaasa või peale kauba, see on suur õnnistus. Aga kui te otsite armastust ainult läbi selle teise inimese ja see loteriipilet te ei tõmba õiget loosi, siis te ei ole õnnelik. Aga Jumal tuli siis nii, et kutsuti alfa kursusele Raplasse ja mina ei saanud ka aru, et üks õde kutsus aga ma ei öelnud ka ei. Ma läksin ühe eakaaslasega, ühe sõbrannaga koos ja läksime siis alfa kursusele. Ja kõik oli tore, mõtlesime, et mis peale seda veel sööma peab ja eks ei tea neid osaduse vorme. Ühesõnaga peale alfat tegelikult oli see, et 90-ndatel tuli selline moevool, et paljud lasid ennast ristida. Ja mina lasin ka ennast Rapla Luteri kirikus ristida ja mu õde lasi ja meie lapsed said ristitud. Aga ma ei tundnud Jumalat ja ma ei teadnud Jeesust ja see leping, see ei olnud nagu õige. Ja nüüd peale alfa kursust kuulsin, kes on Jeesus. Ma tegin päästepalve, ma sain päästetud ja siis peale alfa kursust küsiti, kes soovib ristimist ja ma sain uuesti ristitud. Ja siis oli see teadlik leping, et ma võtsin oma ellu vastu Jeesuse ja ma sain veega ristitud. Nüüd läks veel natuke aega. Ma tundsin imelist armastust. Palve sai minu lemmikuks, sest palve oli suhe isaga. Ma nii otsisin isa ja ma käisin palve koosolekutel ja olin palves ja see polnud minust. Ma tundsin, kuidas Jumal igatseb suhelda ja tahab, et me palvetame. Ja ükskord, see oli metodisti kirikus, oli eestpalve ja kutsuti, et kes soovivad saada keeli, sest Jumal annab vaimuande. Ja mina soovisin ka. Ja seal oli nii, Jumal on nii lihtne, ta ei ole keeruline. Ja seal ka öeldi, et tehke oma suu lahti ja rääkige, hakake rääkima neid keeli. Ja ma tegin oma suu lahti ja hakkasingi rääkima keeltes. Salakeel on see, kui te räägite keeltes, siis see läheb otse üles. Vaenlane ei saa seda ära varastada. Ja peale keeli oli üks imeline pühavaimuga ristimine. Oli jälle üks püha mees. Olevistes oli see tookord, jah.
aga me ei peagi teadma, kus see kõik juhtus, aga igal juhul, kui sa oma usuelu käid, siis ei midagi sinust ja sellepärast on väga, väga imetlusväärne, kui isa, kes tahab sulle kõike anda, kes sind tõmbab, siis võta vastu tema õnnistused, ära jää sinna, et sa tuled Jumala juurde ja loed patusepalve ja saad veega ristitud. Sest kui sa saad püha vaimuga ristitud, siis see on tarkus ja nõuandja vaim. Sa ei tee enam neid otsuseid, sa ei ole maailmast mõjutatud, sa ei otsi teiste heakskiitu, sa otsid isa, sa otsid Jumalat veel rohkem. Ja minul hakkas siis juhtuma nii, et minul tänu Jumalale siis ma vabanesin võlgadest, sest et ma olin siis noor inimene, ma olin eraettevõtja ja mul oli pere ülal pidada ja need rahaasjad kuidagi läksid sassi ja võtsin laenu ja siis vabastati mind võlgadest, tõmmati mind välja valedest suhetest, tervendati. Ja kui sa lased Jumalal teha, anna talle kõik üle, anna kõik oma elu valdkonnad üle. Mulle meeldib see ütlus, et tähendab, et ükskord vend Matetski ütles Järvakandis teenistusel, et ta on palju aastaid käinud Jumalaga, aga palju tegelikult on neid aastaid, kui ta on olnud Jumalaga. Et see tee võib olla sul 20 aastat, aga kui palju sa seal tee peal oled püsinud, võib-olla vahepeal sa oled natukene eemal astunud. Minul oli ka nii, et kui ma sain siis 2003 ristitud ja peale seda püha vaimuga ristitud, siis ühel hetkel ikkagi tuli minu ellu üks mees ja ma arvasin, et kui me laseme ennast pastoril laulatada, et siis ongi õige, et see ongi õige mees siis. Aga ma ei pidanud piisavalt Jumalaga nõu ja see mees, kes minu ellu tuli, teda tõmbas minu poole. Ilmselt ta nägi minus Jeesust. Aga tal olid terviseprobleemid ja tal olid probleemid ja siis ükskord me suhtleme, ta ütleb mulle, et siin tuli välja üks ajakiri Kolmas silm ja et ma nüüd tean, et seal on üks nõid ka, et üks uus ravitseja, et ma pean sinna minema. Ja mina siis, see oli telefonivestlus ja püha vaim ütleb, et ütle palun talle, et ainus, kes teda saab aidata, on Jeesus. Ma olin sõnakuulelik. Sest tegelikult ega see mees ei kuulanudki kedagi ja eks ma olin meelitatud ka, et ta nagu mind kuulas ja mõtlesin, et ta ei pea mind kuulama, et ta tegelikult vajab Jeesust ja ütlesin selle lause välja. Ja ta ei ajanud vastu, et me läksime siis Tartusse, Saalemi kogudusse, seal oli Raplast üks vend sinna kolinud, nad võtsid ta vastu, ta luges seal patusepalve, ta sai päästetud, peale seda ta jõudis Tallinnasse Alfasse ja ta operatsioonid jäid ära, ta tervenes ja meie abiellusime. Aga miks ma seda ütlesin, et kui palju te tegelikult käite Jumalaga, et tegelikult ma ei langenud ära, ma käisin Jumalaga edasi, aga ma ei olnud enam nii tuline, ma ei kuulanud Jumala tahet ja oli natukene selline. Minu palve oli, et Jumal saada mulle mees, kellega ma saaksin koos palvetada. Siin oli just juttu teenistusel õigetest palvetest, et tegelikult kui Jumal ei pane teid paari, kui see abielu ei ole taevas sõlmitud, siis kui teie otsite endale mehe ja käite pastori juures ka ära ja siis tegelikult vale tee ei muutu kunagi õigeks ja pidage Jumalaga nõu, sest tema hoolib meist nii väga, et tema meile valet meest ei anna. Ja need Koša kontorid ja asjad ja Tinderid, et neid ei ole vaja, sest et kui te käite Jumalaga, siis on õnnistus see, et teie isa saadab teile kõige täiuslikuma kaasa. Ja kuna ma ei olnud siis nii palju nõu pidanud Jumalaga, arvasin ekslikult, et see on õige valik, siis sellest abielust ei tulnud midagi. Seal tekkisid ärivõlad mu mehel ja siis ta otsis natuke lohutust alkoholist
ja siis läks nagu nii, et me palvetasime küll, aga kuidagi jäi nii, et mina olin see, kes häälega palvetas. Et tema hääl jäi vähemaks ja vähemaks. Ja siis vaadake, kui te pühakirja tunnete, aga ei tunne nii piisavalt, siis jätate meelde niisugused üksikud kohad, aga janunege tema sõna järgi ja vaadake ja uurige seda sõna ööd ja päevad, sellepärast et Jumal ütleb, et ta ei poolda lahutust. Jah, aga Malaakia kirjas on natuke pikemalt sellest, et kui te võtate ainult selle lause ja jääte õnnetusse abiellu, sellepärast et Jumal ei poolda lahutust, siis Jumal ei ole see plaan, et te olete õnnetu. Jumal on teile andnud selle kõige suurema pärandi. Teil on igavene elu, teil on läbi Jeesuse, teil on taevane kodu ja olles Jumala tahtes siin maa peal, käies issandaga, teie millestki ilma. Teie taotlus peaks olema see, et mitte mis me siin maa peal kätte saame, vaid õndsad on need, kes usuvad ja uskuge taevariiki ja vaadake ja paluge pühavaimu tarkust, kui te loete pühakirja. Ärge tormake suhetesse, ärge tormake äridesse, ärge otsige uut autot ja uut maja. Kui te käite Jumalaga, teile antakse seda kõike peale kauba. Ja siis oligi see hetk, et oli aasta 2016, just algas ja ma olin väga õnnetu. Mul ei sobinud mu töö, ma olin õnnetu oma abielus, olid võlad, nüüd juba perekonnas võlad, olid tervise tagasilöögid. Ma hüüdsin Jumala poole, et issand, tõmba mind sellest välja. Et issand, ma ei tea, kuidas see kõik niimoodi läks. Ma ei saa üldse aru, missuguse ummikusse ma olen ennast elanud, aga issand, et tõmba mind sellest välja. Et parem üks päev sinu õuedes kui 1000 päeva maailmas, et ma ei soovi, anna mulle andeks, issand, et ma ei pidanud suga nõu, et ma olen nüüd suures jamas, et ma ei käi enam sinuga, ma ei ole enam tuline, ma ei jõua enam osadusse. Tegelen siin oma mehe probleemidega, issand. Ja on veel öeldud ka, et see poolda lahutust, et siin ma nüüd olen, siis varsti on kohtutäitur õuel ja sest et mu mees oli panti pannud oma ema maja, oma korteril, ta oli juba ammu maha müünud. Ja siis hakkas Jumal tegutsema, sest ma ütlesin, et ma ei saa omast jõust, ma olin põled maha pannud. Ja ta tõmbas mind niimoodi välja sellest abielust, sest mu abikaasa oli manipulaator. Manipuleerimisvaimust me oleme kuulnud. Kõik, isegi Jumala tahe allus sellele, et ma kodurahu huvides me tegi vabatahtlikult seda, mida mu mees ütles. Ta ei olnud vägivaldne, aga see manipulatsioon lõppes sellega, et ühesõnaga, kui meil oli viimane kohtumine, siis mina ei teadnud, et see on meie viimane kohtumine. Ma andsime ära Tallinna üürikorteri ja läksime suveks sinna maakoju, sest et ma ütlesin, et enne me ei üüri mitte midagi, kui on näha, kuidas need töökohad lähevad. Ja siis, kuna ma ei mahtunud oma ratta ja televiisoriga kolimisauto peale, ma läksin Raplasse ema juurde. Ja siis Jumal hakkas muga vaikselt rääkima, ütles, et ütle, et sul on vaja aega mõelda. Ja Jumal juhtis üks kord, teine kord, kolmas kord, Jumal tegi mind tugevaks ja meil on e-riik, see on meil lahutatud. Ma ei ole uhke selle üle, aga ma olen uhke Jumala üle, kes ei hülga ega jäta maha, kes tõmbas mind välja sellest, need ei olnud minu võlad, need olid ärivõlad. Ja praeguseks see mees on surnud, aga ma ei tea, kus ta oli suremise hetkel. Kas ta oli Jumalaga või see on see hetk, et Jumal ise teab, et kuhu tema läks. Aga mina siis sain selle taevase isa kingitusena täiesti uued võimalused. Mul tuli üks tervise, tähendab, ega kui Jumal ei saa meid kätte, siis ta tegelikult, me arvame, et kurat saadab kõik halvad asjad. Et kurat saadab meile haigused, kurat saadab meile võlad. Tegelikult
ka sõnakuulmatu poeg sai oma varanduse kätte ja läks ja ta tuli pärast tagasi, kui ta oli seal sigadega püherdanud. Ja minul oli siis nii, et mul tuli, mis oli saanud sellest tulisest tütrest, sellest Jumala kaunist välja valitust. Oli üks kurb ja õnnetu naine saanud, aga Jumal tuli ja tegi selle elu korda. Mul tuli üks tervise tagasilöök, mis oli väga tõsine. Maksas oli üks tükk ja ega keegi ei teadnudki, mis see on, ja kui teada saati, siis öeldi, et opereerida ei saa. See oli üks parasiit, oli sattunud mu organismi ja siis ma käisin 10 kuud ühe treeniga ringi. Aga ma pidasin palvepäevikut, ma panin kõik kirja, mis Jumal rääkis mulle sellel raskel ajal. Ja kõik need tõotused, et ta tõmbab mind välja. Ja kui ma olin siis saanud täiesti terveks, arstide järgi, juttude järgi oleks pidanud mul ikkagi seesmine treen olema ja seda hakatakse iga 4 kuu tagant vahetama. Ja kui see esimene vahetus kätte jõudis, siis visati kõik need treenid välja ja ma tegin silmad lahti, siis arst ütles mulle, et sapp liikus ise, maks on korras, teil ei ole vaja mingeid treene, et te olete terve. Et Jumal oli andnud mulle uue maksa. Ma olin täiesti terve. Ma hakkasin käima jälle Jumalaga. Ma käisin Jumala kojas. Te ei saa üksi hakkama. Et käige koguduses, sest et on ülekandeid, mida Jumal saab teha ainult koguduses. Üksi te olete õõguv tukk, see lõkke ei pea kaua vastu. Isegi kui te olete tuline südamest ja te arvate, et teil pole kogudust vaja, te olete võimas Jumala väes, siis nii see ei ole. Kiitus ja tänu, et mul on nüüd kogudus, kuhu ma kuulun. Mu elu on korras, mul ei ole võlgu, mul on uus kinnisvara, see on parim. Jumala käest tuleb täiuslik kink, ta ei anna teile mingisugust Hruštšovka remontimata korterit, et hakake seal nüüd pihta. See maja alles ehitati siis ja Jumal muutis ka riigi seadust, mitte oma riigi seadust, aga ta saab ka seda maapealset seadust muuta, et maksti välja pensionisammas. See oli minu kinnisvara sissemaks. Mul oli uus ja parem töökoht, sellepärast et ta tõmbas mind 2016 aastal kõigest jamast välja. Ja ma läksin 2016 välja usus. Nii nagu ma väljusin oma elust, läksin tagasi ema juurde elama, nüüd mul on uus tore elamine, halleluuja. Ma läksin ka välja töökohast. Ma saatsin endale kirja, et kuna mu töökohustused ei ole katse ajal selgunud, siis ma ei jää nagu kauemaks siia ootama ja et ma lähen ära. Ja tulingi ära. Siis aga ma seisin vee peal, usu peal ja ma olin käinud ühel vestlusel 2016 aprillis, ma ei saanud seda töökohta, aga mind jäeti andmebaasi, siis helises telefon. Kas te soovite jätkuvalt seda töökohta ja siis ma sain töökoha ja siis mul oli hea sissetulek ja ma olin ka panga ees kõlbulik. Ja nüüd läks edasi nii, et Jumal andis mulle uue maksa. Ja läks aega veel natukene, kui minu ema, ema ja isa on mul lugenud patusepalve ja isa on nüüd juba Jumala juures. Aga ema hakkas natuke ära vajuma, me elasime emaga koos ja ema vaatas seda nõiatelevisiooni ja nagu ütlete siis ette, et me elame ühes korteris ja mina palvetan ühes toas Jumala poole ja teises toas räägib nõid televiisorist, kuidas kõik tervendatakse ja mis kõik tehakse ja siis ma ütlesin Jumalale, et issand, et mina ei tea, kuidas sa seda teed, aga palun lõpeta see nõia televisioon ja tõmba mu ema endale lähedale. Ja Jumal kuuleb palveid, et see telekanal lõpetas tegevuse. Mu ema luges Jumala sõna, mis oli laua peal, ma jätsin lahti talle ja ta hakkas seal, Jumala sõna tõmbab, hakkas seda lugema ja praegu ta on hetkel hooldekodus, ta ei saa üksi hakkama, aga ta saab Jumalaga hakkama. Ta on südamest, ta on väga rõõmus. Ma olen väga lähedane oma emaga, ma lähen talle külla ja ma tajun seda lähedust, mida on teinud Jeesus meiega. Ja ma palvetan jätkuvalt oma lähedaste päästmise eest. Aga praegu on mul nii hea tunda, et mu ema ei ole õnnetu, vaid Jeesus elab tema südames. Ja kui me vananeme ja meie keha hakkab üles ütlema, me liha ütleb üles, aga me seesmise inimese poolest kasvame ja nooreneme, et halleluuja. Ja tuli veel üks tagasilöök, sest et
et ega kui me Jumalaga käime, ega siis pidage lausa õnnistuseks, kui teid kiusatakse. Ega see kiusamine ei lõppe, aga kui teil on Jumala sõjavarustus, te panete selle ümber, et te saate vabaks probleemidest. Ja mina siis, kuna palgasüsteem keerati natukene vussi ja siis tegelikult ma ikkagi pidin liikuma edasi töökoha osas. Aga seal töökohas oli natuke keeruline, sest uues töökohas, mis ma siis sain, ma pidasin Jumalaga nõu, aga vaadake, vahel mingid asjad on sellised, et me ei ole kohe kohal, et meie teekond sisaldab meie lihvimist. Kõik tuleb kasuks, kui me Jumalaga käime. Ja siis tuli töökoht, kus mul oli nii palju tööülesandeid ja mul ei delegeeritud. Algul tegi juht ise kõik ära ja pärast tuli mul uus juht ja siis ma nagu ütlesingi, et palun nüüd teeme listi, et mida ma kõik ei oska, sest et mulle nagu ei õpetatud. Ja need tööülesanded said mul selgeks, Jumal ei jäta teid häbisse, ma jään häbisse, ma sain oma tööülesannetega hakkama, aga selle graafikutega töö, ma pidin olema tööl ka laupäev, pühapäev ja päris tihti. Ja ma ütlesin Jumala poole, et issand, et kui sa oled andnud mulle talente, siis need ei ole selleks. Maailm saab ilma minuta hakkama siin riiulite vahel, aga issand, see ei ole sinu plaan, et ma ei jõua kogudusse, et ma olen väsinud ja tuli ka 2 rünnakut, ma lõpetasin 2 korda kiirabibussis, 1 kord kiirabibussis, teine kord EMO-s. Mu süda taheti ära kaaperdada, mu süda läks rütmist välja. Seal oli isegi võib-olla mingi arteriga midagi, sest pärast püha vaim ühe teenistuse ajal läbi Marko Veljo tuli see sõnum, Jumal kasutas teda, et oligi lihas tulid rünnakud. Aga siin ma olen, su sulane kuulamas su häält, issand, ja sa andsid mulle uue maksa, sa andsid mulle uue südame, mu tervis on korras, mu sissetulekud on piisavad ja ma ei otsi meest, sest nii nagu kogudus on pruut, nii olen ka mina Jeesuse pruut, sest et kui ma otsin Jumalat ja elan tema õnnistuste all, siis halleluuja, ma ootan huviga, mis ta järgmiseks teeb ja ma olen talle üle andnud kõik eluvaldkonnad ja andeks palunud, et ma proovisin vahepeal omast jõust me ei jaksa, et lõpetage see omast jõust püüdmine, alistuge Jumalale, pange vastu kuradile, mitte vastupidi. Ja need elava vee jõed voolavad ja ta tegi veel selliseid tegusid, kui mina olin talle kätte saadav. Sellest 23 aastast 8, ma natuke uitasin ringi, aga see ülejäänud aeg. Ta saatis mind ühe kalli vennaga siin koguduses Rapla haiglasse, kus me palvetasime Mare ema pärast, kes lahkuski 48 tunni pärast. Aga me olime sõnakuulelikud ja me läksime siin haiglasse ja Jumal teab, kuhu ta läks. Ja nii samamoodi on Jumala sõnas niimoodi kirjas, et Jumal asetab teid ka sinna, kus asub kellegi teise pääste. Olge sellepärast talle sõnakuulelikud ja kättesaadavad, sest ükskord te annate aru selle eest, kuidas te seda aega kasutasite. Et pidage aega kalliks ja olge nagu targad neitsid, koguge endale õli ja kasvage tema armastuses. Ja lõpetage see mehe ja naise otsimine, kui see on teile määratud, küll see tuleb. Aga kui ta tuleb Jumala poolt, olete te väga õnnistatud. Amen.